Tere! Täna oleme 7. osa juures ehk võtame selle nädala kokku. Tänane kirjakoht on heebrealastele 1 salmid 1-5. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Räägime seda natuke lahti. Jeesuses on kõik lubadused kokku võetud ja jah. Kui tahad teada, milline Jumal on, siis vaata Jeesust. Kõikväeline Jumal tahab ennast meile arusaadavaks teha. Ta tuli Jeesuse ja vaimuna, et meil oleks osadus temaga. Ta andis meile piibli ja koguduse, et võiksime õppida. Nüüd pole meil enam muud, kui õppida teda kuulma ja kuuletuda sellele, mida me kuuleme. Jumal on meile kogu aeg lähedal ja tahab meiega suhelda. On oluline, et me oleksime teadlikud, missugused on erinevad viisid, kuidas ta seda teha saab. Võib-olla me ei oskagi alati tähele panna, et ta kõneleb läbi kellegi meiega prohvetlikult või on saatnud meile ingli abiks või neid viise on palju, kuidas Jumal meiega suhelda tahab. Oluline on see, et meie ise teeksime selle sammu. Võtaksime aja, et teda tundma õppida, piiblit lugeda ja üleüldse elu vaadata selle perspektiiviga, et kus ja mida võiks Jumal tahta meile öelda. Kujutlege ise ette, et teil on mõni sõber, kes kogu aeg teiega väga palju rääkida tahab, aga eriti teid kuulata ei taha. Jumal õnneks ei ole selline sõber. Ta võib meid lõpmatuseni kuulata, aga tal on meile ka palju öelda, sest ta tahab meile parimat. Ja tihti oma elus, näiteks kui mul on mõni pingelisem hetk või periood, tuleb eriliselt igatsus Jumala järgi, et ta võiks nüüd tulla, öelda mulle, kuidas asju teha ja ehk ka võib-olla mõne väikse ime korda saata. Sellega mõne murepõhjuse likvideerida ja siis saaks rahus edasi elada. Aga olen saanud väga palju inspiratsiooni Jeesuse elust ja kuidas tema tegelikult tuli kogu aeg Jumalaga ühenduses. Kindlasti pöördus ta Jumala poole ka keerulistes aegades. Piiblis on mitmeid näiteid, kuidas ta eraldus, et võtta aega palvetamiseks. Ma proovin teha sama. Meil on kontoris mõningad toad, kuhu saab minna näiteks pika telefonikõne jaoks või kliendi kohtumiseks. Või kui need kõik toad on täis, siis tavaliselt mõni vaba WC ikka leidub. Ja ma proovingi end eraldada sellest igapäevaelust ja stressist ja lihtsalt natuke aega Jumalaga veeta. Alati ta ei pruugi kohe kõnetada, aga juba tema lähedalolu on täitev. Kui me paneme oma prioriteedid õigesse kohta, oskame igapäevaelus rohkem Jumalat näha ja võtta oma otsustes eeskuju Jeesusest. Siis on ka palju suurem tõenäosus, et me oskame ära tunda selle, kui on vaja Jumalat kuulda ja kuulata. Tänaseks väljakutseks on see, et mõtle, kuidas Jeesuse elu ja surm sind kõnetab ja kuula Jumala häält. Ja palvetame ka koos. Aitäh, Jumal, et sa oled meid loonud. Aitäh, et sa suhtled meiega iga päev ja oled meie jaoks olemas. Palun anna meile tarkust, et me oskaksime ära tunda sinu kõnetuse, olla avatud ning sulle kuulekad.